Koolides on praegu alles eksamite aeg, aga Eesti kõrgkoolid teevad juba ettevalmistusi sisseastumise avalduste vastuvõtmiseks. Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledž tuletab meelde, et varsti alustatakse tasuta õppekohtadele avalduste vastuvõttu. Avalduste ja dokumentide vastuvõtt algab 25. juunil ja lõpeb 4. juulil järgmistele rakenduskõrghariduse erialadele, nagu keemiatehnoloogia ning telemaatika ja arukad süsteemid, samuti masinaehitus ja energiatehnoloogia protsesside juhtimine. Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledži direktor Viktor Andreev selgitas, mille poolest on kolledž teistest õppeasutustest parem. Kõik meie kõrgkoolis õpitavad erialad on Eesti majanduses prioriteetsed. See tähendab seda, et meie üliõpilastele maksab Haridus- ja Teadusministeerium stipendiumit 160 € ulatuses. See on suureks boonuseks. Stipendiumit hakatakse maksma esimesest semestrist alates. Kui üliõpilasel on hea õppeedukus, makstakse talle lisastipendiumit. Arvestasin, et eduka üliõpilase stipendium on esimesel kursusel kusagil 450–500 €. Viktor Andreev märkis, et kõrgkooli suureks eeliseks on paindlik õppesüsteem. Iga eriala saab kolledžis õppida nii päevases kui ka kaugõppe osakonnas. Kaugõppijatesse suhtume me väga tähelepanelikult. Kaugõppes õppijate sooviavaldusi laekub päevaõppesse soovijatest 3 korda rohkem. Väheneb ka gümnaasiumi lõpetajate arv. Eelmisel aastal astus kõrgkooli 229 üliõpilast, kellest 157 kaugõppesse ja 72 päevasesse osakonda. Tallinna Tehnikaülikoolil on ka ühiselamu võimalus. Ühiselamut loetakse piirkonna parimaks. Tähtsam, et meie üliõpilased on tööturul väga hinnatud ja teevad peale kõrgkooli lõpetamist edukalt karjääri. Nende töötasu ületab Eesti keskmist töötasu. Meie valmistame ette kõrgtasemel spetsialiste, võttis jutuajamise kokku Viktor Andreev.